Tallinnas Õismäel sisekvartalis asuva 5-kordsee korrusmaja ees askeldavad veel täna lõuna ajal Päästeameti menetlejad ja politseinikud. Eile õhtul oli seal nende kontsentratsioon topelt suurem. Natukene ennem kella 7 õhtul toimus maja keldris plahvatus. Just selle keldri peal elav Anastasia küürib veel hoolega tuppa imbunud tahma. Mul olid nagu siin 4 last toas. 4 last? Jah, mul oli külalist, väiksed lapsed olid ja siis üks käis plahvatus, ma mõtlesin, et lillad kukkusid, et väike tõmbas nagu need lillad. Aga siis teine selline plaks ja siis mul köögis lendas see alumine osa ära. Ja siis kõik läks tolmuseks ja siis me jooksime kõik välja. Ja siis ma vaatasin, et siin kohe põleb. Ja siis me ootasime, seisime seal. Mees kohe ütles, et see on kindlasti selle esimehe, meil on siin esimees elab. Ja tema mees kindlasti, sest tema kogu aeg tegutses seal. Ja me oleme mitu korda öelnud, siin on meie korteris on mingi liimilõhn, mingi keemialõhn. Tema ütles, pole midagi, tal on seal mõsterska ja ma ei tea, kuidas on. Töökoda? Jah, et tal on töökoda, et mina ei tea midagi, et tal on seal töökoda. Midagi tegi seal siis kogu aeg, midagi mingite liimide asjadega? Ja meie korteris oli kogu aeg seda lõhna tunda. Ja siis seal teisel korteris nende naabritel oli ka kogu aeg seda lõhna tunda. Et ju ta midagi tegis seal kogu aeg, mis me siin elasime, me oleme siin 5 aastat. Lõhkus teil korteri ka ära natuke või? Ma praegu kõik pesin ära, kõik oli must, kõik põrand oli üleni must. Ja köök. Ja siis see nagu köök, sest see plahvatus oli nii suure, köök nagu lendas niimoodi siia poole. Praeguseks oleme kindlaks teinud, et sündmuskoht ja selle ümbrus on ohutu, jätkame info ja toimingutega, et aru saada täielikust pildist, et mis siis seal tegelikult juhtus, mis selle põhjustas ja nii edasi. Kahjuks just see sama 48-aastane meesterahvas, kes selles keldris askeldas, sai selle plahvatuse tagajärjel nii palju vigastada, et suri hiljem haiglas. Läheme uurime, mis keldris näha on. No siin oleme nüüd selles keldris sees, siin on ka selline väga tugev keemialõhn. See lõhn on kuidagi tuttav mulle, aga ma ei oska öelda, millele see sarnaneb. Siit on kõik aknad puruks löödud ja küttetorud siit lähevad. Inimestel õnneks soe on sees vähemasti. Keldri uksed on kinni, aga läbi akna paistab, mis seal toimunud on. Ühte saab politsei hetkel kinnitada, tegemist ei olnud inimesega, kes üritas valmistada mingeid lõhkekehi. Oli siis seal midagi sellist, mida ta käitles ja mida ei tohiks seal olla olnud? Hetkel ei saa öelda, et ma oleks leidnud midagi keelatut, et jah, need täpsemad analüüsid alles käivad, et esimesel pilgul jah, loomulikult pärast plahvatust on keeruline sellest segadusest kohe kõik olulist välja filtreerida, aga praegusel juhul me ei ole leidnud midagi sellist, mis oleks otseselt ebaseaduslik. Olid seal mingisuguse ainete jääke, mida näiteks käidelda ei oleks tohtinud? Jah, me kaasasime Päästeameti kolleegid, kuna tõesti sündmuskohal oli mitmeid aineid, mille päritolu oli teadmata ja ka võimalik toime teadmata, et tagada ohutus siis sellel eesmärgil mitmed ained said sealt sündmuskohalt eemaldatud. Esialgsetel andmetel hoone ise vigastada ei saanud ja elada seal on võimalik. Ilmselt nõuab see veel kõik vähemalt esimese korruse elanikel tubade tuulutamist ja korralikku küürimist.